Tere tulemast Improteater Impeeriumi saatesse Supervõimed eluks! Mina olen Mairi Tikerpalu, näitleja, improkoolitaja, tarkvaraarendaja ja pereema. Ja mina olen Merilin Kirbits, näitleja, improkoolitaja, trupijuht, aednik ja taluomanik. Igas saates on erinevate elualade vägevad tegijad, kellega arutame, kuidas improteatris treenitavad eluks vajalikud oskused sindki igapäevaelus edasi viivad. Tere tulemast Põhjala tehasesse, Ankru 10 majja ja Improteater Impeeriumi teatrisaali. Teatrisaali te küll ei näe, aga te näete meie hubast stuudionurka. Mina olen Merilin ja minuga siin kaasas on Mairi Tikerpalu. Ja te olete siis tulnud kuulama või vaatama siis meie jutusaadet Supervõimed eluks. Mida see tähendab, Mairi? Miks siuke pealkiri? No supervõimed ehk siis esinemise julgus, koostööoskus, loovus, kõik head omadused, mida on ju igal ühel elus vaja, olenevalt sellest, mis ameti peal ta on. Ja just need ongi need oskused, on ju, mida meie oma rakendusimprokoolitustel ka inimestel edasi anname, aga kõik inimesed ei jõua ju meie koolitustel. Absoluutselt. Ja see on selline suurepärane viis jagada edasi oma teadmisi, ka külaliste kogemusi, et siis inimene, kes kuulab, vaatab, saab minna äkki oma järgmisele esinemisolukorrale vastu julgemalt. Me tahame öelda, et me ei ole kadedad ja me tahame jagada neid improteatris saadavaid oskusi ka kõigile inimestele, sest meil on neid igapäevaelus kogu aeg vaja. Ja ütlen kohe siin alguses mainin ära, et meie saade on vaadatav videokastina, on Improteater Impeeriumi YouTube'i kanalil ja kuulatav podcastina Spotify's ja paljudes teistes podcasti platvormidel ka, et igaüks saab valida, kes tahab näha pildiga, kes tahab võib-olla autosõidu ajal kuulata, mõlemad variandid on suurepärased. Aga kuuleme nüüd põnevusega, kes on meile täna külla tulnud ja siis ütleme, et tegemist on küll teadlasega, aga siiski täna me räägime kogemustest. Ja just nimelt ütleme tere ka Aigar Vaigu. Tere tulemast! Tere ka minu poolt, et mul on hea meel siin olla, et jagada seda kogemusi või neid mõtteid vähemalt, mis mul on. Just tore, kohe ütlengi alguses siia ära sellise nii-öelda lahti ütluse või disclaimeri, et meil ei ole täna see saade, kus meil on stuudios siis saates esinemisoskuste nagu ekspert on ju, et Aigar sai käi ringi ja ei tee koolitusi on ju esinemisjulguse kohta, vaid meil on lugu sellest, kuidas üks füüsik on oma karjääris jõudnud headele esinemisoskustele tänu headele esinemisoskustele kõrgemale ja kaugemale. Minul on tegelikult, kui tohib, Aigar, ma küsin Mairi käest esimese küsimuse, sest Mairi, sa oled spetsiaalselt Mairi poolt välja valitud, et ma küsiksin, et Mairi, et kuidas Aigar sulle silma jäi, et mis, mitte nii, aga saad aru, et mis on see, et kui sa hakkasid mõtlema läbi erinevad, kuidas seda esinemisjulgust siis erinevate külgede pealt edasi anda või avada, kuidas Aigar sulle tuli silmad ette? No aga Aigar ju tundubki suurepärane näide sellest, et kuidas inimene, kes ei ole artist, ta ei ole näitleja, ta ei ole muusik, aga füüsik on ju meie tavaline ettekujutus on ju füüsikutest ja teadlastest on, et need on siuksed introvertsed ja kuivikud. Aga et meil on siin särav on isiksus, kes esineb teles, kes ka koolitab, kes nakatab teisi, et natukene arutada, kuidas ta sinnamaani jõudis ja kuidas kõik, võib-olla keegi, kes kuulab, on ju, tahab ka seda saada, et siis jagada seda. Ei, no tundub, et ma siin täna püüan seda stereotüüpi ilusti hoida, et vaikselt nurgas istuda ja teisi kuulata, et see, ehk siis hakkame pihta. Ja. Ma ainult seda tean, et saladus, see ei ole saladus, aga ma tean, et teil on ka mingisugune kontakt olemas. Ühine ajalugu. Just, see ei ole lihtsalt sinna ma tahtsingi jõuda. Ja, me oleme Aigariga ju koolikaaslased on ja käisime koos Elva koolis ja muusikakoolis ka ja siis hiljem Treffneri gümnaasiumis. Ja minu meelest on ka nii tore alati mõelda, et kuidas need nagu eluliinid lähevad, on ju risti. Ja mõelda, et issand, see oli oma 25 aastat tagasi võib-olla isegi. No siis see oli jah, isegi eelmisel sajandil juba, kui niimoodi öelda. Et kõige naljakam ongi alati see, kui vaatame ka raketisaatesse tulnud inimeste sünniaastaid, siis
kui isikukoodid hakkavad numbritega 5 ja 6, et see on tunne, et keegi on nagu midagi sassi ajanud. Aga noh, selline see aeg on, selline see elu on, et see aeg läheb edasi ja me peame ka aru saama, et mingi hetk tuleb hakata oma kogemustest ka teistele rääkima, sest need on mingi hetk muutunud juba väärtuslikuks. Aga enne kui me jõuame selle kogemuse jagamiseni, siis lihtsalt sissejuhatuks, et kuidas sina leidsid füüsika enda elus? Kuidas see tee jõudis sinuni? Eks mul on lapsest saati olnud huvi asjadest aru saada ja siin 1000 tänu minu vanematele ja eriti minu emale, kes alati võttis aega, et vastata minu küsimustele. Ega see kerge ei olnud, nagu jutt. Jah, see kerge ei olnud ja kui mõelda, missugused nägid minu sahtlid välja kodus, siis seal oli ikka asju, millest sai midagi ehitada või mingisuguseid selliseid plaane oli siia või teist poole joonistatud, aga see koht, kus füüsika minu jaoks nagu omandas selle arusaamise, et see on asi, mis mulle meeldib, oli, kas see oli äkki 6. või 7. klass, sattus kätte selline raamat nagu Huvitav füüsika 2, ehk selle raamatu teine osa, raamatu autor on Jakob Perelmann ja seal võtab ta siis lahti igapäevaelulised asjad ja tegelikult räägib ka välja või räägib lahti need asjad, mis toimuvad sellises raamatus, sellise autorite raamatus, nagu on see Jules Verne ja tema on need 20 000 liööd vee all, saladuslik saar, reis kahurikuulis, ehk et kas füüsikaliselt on see võimalik ja kui see toimuks, et mis siis juhtuks, mida need inimesed kogevad, mis neist protsessidest saab. Ja see oli minu jaoks selline murdepunkt, kus siis ma tean, et sellest hetkest alates füüsika on mind päris palju huvitanud. Ja milleks õppida füüsikat üldse? Mitte selleks, et sinust saaks füüsikaga tegeleja või füüsik, vaid sellepärast, et maailma asjadest aru saada. Sest meile ühiskonnana tuleb kasuks, mida rohkem on meil inimesi, kes mõistavad, kuidas meid ümbritsev loodus ühte või teistpidi toimib. Aga kuidas sa siis jõudsid selleni, et sa hakkasid oma kogemust jagama või said aru, et seda on vaja populariseerida? Et mis see hetk oli või kuidas sulle mis sind ajendas, mis oli see lükke, mida sa siis nägid enda ümber, et inimesed teevad seda liiga vähe või kuidagi see on lihtsalt üks aine või mis oli see? Siin on mitu tahku sellel teemal, et ühelt poolt vaadates et küsimus, kas see populariseerimise sõna on üldse nagu õige asi, et asi, mis on vajalik, et kas seda üldse on vaja populariseerida. Teisest küljest tuleks vaadata, et teadlikkust on vaja tõsta. Samamoodi nagu kätepesu on oluline, tõstame siis teadlikkust, et miks see on oluline, kuidas see meile kasuks tuleb ja kõik sellised asjad ühte ja teistpidi. Mis mind mõjutanud selles osas on, et oma neid teadmisi jagada ja füüsikast inimestele rääkida. Mäletate kunagi, kui Keskus alustas, siis seal eesots oli Tiiu Sild, kes siis tegi alguses suuri näitusi. Olid seal Tartu näituste majas vist ja siis oli ülikooli spordihoones ja ajaliselt võib-olla vastupidi. Ja seal sellised tegelased nagu Henn Voolaid, Koit Timpmann tegelesid, siis tegid teadusteatrit. Ja sealt jääb see emotsioon külge, et nii ägedad katsed, ja tekib see tunne, et ma saan asjadest aru. Tegelikult sa tollel hetkel võib-olla natuke saad, aga see asjade sügavam sisu, see jääb ikkagi sinu eest varju, aga see uks tehakse lahti. See emotsioon, see tunne on see, mis kannab sind tekib emotsioon ja see emotsioon kannustab seda huvi, mille pealt siis hakata edasi tegutsema. Ja võib-olla need asjad, tõesti see, et minu vanemad vastavasid minu küsimusele, lasid mul igasuguseid asju ehitada. See, et ma sattus minu kätte Jakob Perelmanni Huvitav füüsika 2 ja see, et ma sattusin siis nägema seda teadusteatrit Henn Voolaiu ja Koit Timpmanni poolt, et võib-olla need on, ütleks sellised 3 asja, mis on märgilised, et mis on viinud mind füüsikani ja mis on suunanud mind oma
teadmisi jagama ja aru saama sellest olulisusest, miks on oluline oma teadmisi jagada. Miks on oluline enda teadmisi jagada? Sellepärast, et inimestega rääkides, oma teadmisi jagades õpid sa ise ka aru saama. Sest nii nagu on üks vist Hiinast äkki pärit vanasõna, et kui sa ei oska seda seletada, siis kahtle sellest, kas sa isegi sellest aru saad. Või nii nagu öeldakse, et inimene saab asjadest aru siis, kui ta oskab seda seletada 5 erineval keerukuse tasemel. Lasteaialapsele, oma vanaemale, siis üldiselt intelligentsele inimesele tänavalt, siis on seal veel vist mingid tasemed ja lõpuks professionaalsele kolleegile. Korra tekkis siuke küsimus, et Rakett 69, Magus molekul, teadusteatrit oled sa ise ka teinud, ma saan aru, välja mõelnud, eks ole? Ja aastast 2005 ma olen sellega üsna palju tegelenud, sest siis Kaido Reivelt lükkas käima sellise asja, see oli Eesti füüsika, või mitte Eesti, oli üleilmne füüsika aasta, 2005, 100 aastat Einsteini erirelatiivsusteooria avaldamisest. Ja siis selle füüsika aasta käigus siis meil oli see teadusbuss Suurvanker, mis ringi sõitis, tegime koolides teadusteatrit, ja siis olid need füüsikaminutid Eesti Televisiooni, seal Televisiooni siis reedeti teadusteatrit ka, täheperepäevad, et kõik sellised asjad, et levitada seda teadmist, luua seda emotsiooni ja anda inimestele see märku, et füüsika on teie ümber. Ja mõnikord inimesed tegelikult veel ei tea, et neil on vaja aru saada. Siis tuleb olla natukene kavalam ja kuidagi see huvi selle arusaamise vastu tekitada, sest eks see puutub üheselt kokku õppimise ja õpetamisega ja millesse mina tugevalt usun ja mida tegelikult ka toetab, seda usku toetavad teadusuuringud, on see, et sa ei saa mitte kedagi õpetada. Sest peab olema see motivatsioon ise õppida ja sina, see õpetamine tegelikult on, sa saad luua tingimused selleks õppimiseks, aga mitte sa ei saa õpetada. Niimoodi kulbiga ja jõuga ei saa pähe valada. Aga kui sul on endal see motivatsioon, see huvi asja teha, siis vaatamata kõigi pingutustele sind takistada, sa õpid ikkagi. Oma väikeste laste pealt, üks on 9, teine on 5, näen ma seda, et sellele 5 minu arvamus ei lähe korda. Aga see, kui tema vanem vend, see 9-aastane, talle midagi seletab, midagi õpetab, see tõmmatakse nagu niimoodi sisse. Väga lahe. Merilin, tuli sulle meelde, või see mälupilt tuli ette, kuidas Kalju Komissarov ütles esimestes tundides, kui me teatrikooli läksime, et näitlejaks ei saa õppida, ei õpetada, vaid näitlejaks saab õppida. No täpselt sama. Ei, muidugi, kui mina ka oma näitlejameisterikuse koolitusi läbi teen, siis ma võin kulmude peal käia ja rääkida sellest. Seda ma tahaks näha, kuidas see välja näeb praktiliselt. Ma õnneks, mul on nii head õpilased olnud, ma ei ole pidanud seda tegema. Ja tegelikult, kui ma võtan kulmud maha, siis tegelikult mul ei olegi kulme. Aga see selle... Et siin nüüd, mis on nagu selles mõttes, osad võib-olla räägivad, et oi, teil füüsikutel see elu on nii igav, et te võtate kogu selle ilu sealt maailmast välja. Aga teisest küljest praegu siin, saades loodusest aru, sul tekib nii palju huvitavaid küsimusi, mis seal taga veel on, et lisaks sellele nagu välisele ilule sa näed ka seda sisemist, seda nii-öelda protsessi, mis seal taga toimuvad, tead, mis seal nagu molekulaarsel tasemel toimub, mis see võib-olla nagu suurtemates süsteemide tasemel toimub. Samamoodi nagu sa ütles praegu, et kulmude peal käia. Aga kohe mõtlema, kuidas see võimalik, et inimesel on karvakergitaja lihased. Et siis on küsimus see, et kui palju sul peaks neid karvu olema, et need suudaksid sinu siis keha nagu üles tõsta, kui sul niimoodi see karvakergitaja lihas siis tööle hakkab. Siin kulmudes seda karvakergitaja lihast ei ole, et kõik nagu sellised asjad. Ja meie räägime selles kujundlikus keeles, et tegelikult seda ei olegi võimalik ju teha, kui ilma nende kulmudeta, mida mul ei ole, seda ei ole võimalik ju teha. Ehk ma ei saa anda neile nagu minna üle piiri ja anda nagu võimatut, kui nad ise ei taha õppida. Et see minu esimene asi, et ma võin siin teile ükskõik mida rääkida, aga te peate ise aru saama, mida te sellelt koolituselt enda jaoks soovite.
mitte see, mida mina teile annan, vaid milleks teie ise olete siia tulnud. Ehk siis see eesmärgistatus ja vot see oli ka üks teema, et need supervõimed, mis avalik esinemine, et mille puhul seal mõelda ja kui ma siin tänast Mairi palvel nendel teemadel juba natuke ette mõtlesin, siis üks asi, mis mulle esimese asjana pähe tuli, ongi see eesmärk, miks sa lähed inimeste ette ja neid asju räägid või näitad või ühesõnaga, et miks sa seda esinemist teed, mis on selle mõte. Ja kui see mõte ei ole selge, siis ära roni, siis ära mine, siis pigem loobu sellest. Sa oled, kui ei ole seda sisemist nagu motivatsiooni olemas, et siis lähedki närvi, siis oledki pigem võib-olla, et ei ole arusaamist. Mitte esinemine esinemise pärast, vaid miks sa miks sa seda teed? Sest see on kõik palju lihtsam teha. Just, sest sa lähed sinna ju konkreetse eesmärgiga. Ma astun ruumi, sest mul on mingi eesmärk, mille poole püüelda. Ja ruumi ülekantud tähendus. Just, just. Me peame täpsustama neid. Kuidas sa käid tänaval ringi? Et sa ei näe, et auto ja porilomp ja lill, vaid sa näed nagu hoopis midagi muud. Detailid kõik, näed molekule ja neid elektrone ja kõik. Teha ennast niimoodi nagu põnevamaks, tahaks öelda, et Matrixi filmi olete näinud, nagu see Neo näeb seda maailmas taga. Mitu erinevat kihti. Mitte päris, et eks ikka näed neid asju samamoodi nagu kõik teised, või vähemalt ma loodan, et ma näen samamoodi nagu kõik teised, aga see soov aru saada, et mis seal taga on. Kas sinu peres on siis teisiti, et kui sina esitasid noorena küsimusi, siis tegelikult kuna sa tead kõiki vastuseid, siis sul on vastupidi, kas te teate lapsed, miks see nii on? Või on lapsed sind ka üllatunud ikkagi, sest lapsed ju, nad näevad ka asju teistmoodi, et oled sa üllatunud mingisuguste küsimuste peale, et vau, ma pole ise ka mitte kunagi niimoodi mõelnud? Mul on olnud seda olukorda, kus laps tuleb, ütleb, et mul ei ole vaja kõike seletada, ma tean isegi. Aga miks täiskasvanu eas see ära kaob tegelikult? Osadel jääb see enesekindlus, aga tihtipeale me paneme ikkagi ennast kahtlemaga, et miks lastel on tegelikult, ma endale praegu kõvasti mõtlen lihtsalt, et nii tore on vaadata, kuidas lapsed on enesekindlad, et mind ehmatab vahepeal laste ausus ja enesekindlus, aga kui kogu see ühiskond meie ümber, kus me elame, surub meile iga päev mingisugused kihte ja norme peale ja me kaotame ära tegelikult. Me ei julge küsida küsimusi, nagu kardame just rumalad olla. Me jätame rumala mulje. Vaadake praegu endid. Et olete siin niimoodi superkangelase kostüümides ja et mis teil ometi arus oli, et mina olen ennast pannud teistmoodi riidesse. Aga mul on see superkangelase kostüüm nagu Supermanin siin all, et oodake ainult, kui inimkond mind vajab, et siis. Aga see selleks, mis on võib-olla see, et me peame muljet olulisemaks kui sisu. Ja sellest kõik need asjad tulevad. Et kui mõelda inimeste peale, kellel see sisu on nii tugev, et neil sellest muljest on pohlad, siis nad ei muretse. Et kas või hea näide on, võttes nagu maailmas selliseid suuri esinejaid või nagu tuntud inimesi, seesama palju räägitud ja kiidetud Steve Jobs. Et esinebki tossud, teksad, kõrgekaelus, et võiks ju olla ka ülikonnas. Me räägime siin sellest, et kas sa peaksid riietuma niimoodi, et sul endal on mugav või sul on ebamugav. Et mina ütlen, et ikkagi nii, nagu sul endal on mugav, et kui ma lähen tegema mingisuguseid olulisi avalikke esinemisi, siis minu jaoks on väga oluline see, et mul oleks õiged kingad jalas. Õiged jalanõud, sest ma tean, et mul peab olema see maaga see vundament. Jah, see peab olema nagu hea. Ja ma olen enda jaoks nagu aru saanud, et asjad, kui mõned esinemised ei ole hästi välja tulnud, siis ma olen tagantjärgi analüüsinud, et kus see põhjus oli ja ma tundsin ennast oma kingades ebamugavalt. Ma olen nõus. Ja täna ma käin ja kannan hea meelega neid paljasjala jalanõusid. Need on pehmed, mugavad minu jaoks ja see annab mulle sellise tugeva aluspinna. Mis on oluline, on esinemise puhul, ükskõik mis skaalas see on ettevalmistus. Et
nii nagu öeldakse, et sa mitte ei joppa oma sellise nagu parima tasemini, vaid sa alati kukud oma ettevalmistuseni. Kui ettevalmistus on kehv, siis sa kukud selle ettevalmistuse peale. Ja sellepärast ettevalmistus peab olema hea ja ettevalmistuse juurde on see, et sa saad aru, miks sa seda teed, kellele sa seda teed, mis on see sõnum, millest sa rääkida tahad või mida sa tahad, et kohale jõuaks. Ja siis on see logistiline pool. Et sa tunned oma esinemise vahendeid, sa tunned seda ümbrust, sul on endal mugavad riided, sul on see õiged jalanõud ja sul on ka natuke seda plaani, et mis siis saab, kui on need nagu läbi mõeldud. Ja mul on, ma siin kõlan nagu targana, et need asjad on kõik olulised. Eks ma olen õppinud seda ka läbi valu. Ühte korda mäletan, kus me läksime teadusteatrit tegema praeguse AHA-keskuse juhi Andres Juurega, siis me olime tudengid veel. Ja mõtlesime, et sellest maksti ka. Oli mingi ettevõtte üritus, et lähme, meil on vahendid kaasas, aga enne seda oli tal kehv päev olnud, ma olin vähe maganud, sõitsime kohale, kava ei olnud ette valmistanud ja mõtlesime, lähme ruulime. Põhimõtteliselt, kui suu lahti tegi, meil endal oli nagu, et me ei taha siin olla, see ei ole nagu see koht. Ja pärast arve maksti ilusti ära, aga see, kes meid kutsus, see ürituse korraldaja, ei kutsunud meid vist 15 aastat mitte kuhugi. Ja ma tean, et ühe korrad on Andrest kuhugi kutsunud, mind ei ole ta kordagi uuesti nagu kutsunud. Et näide sellest, et kui sul ettevalmistus on kehv, sealt ei tule mitte midagi. Ja siin improteater, ega te ei tee seda improt niimoodi, läks üles ja see on tohutu ettevalmistus seal taga. Need ettevalmistus on erinevad, eks ole. Meil on see tohutu keskendumine, hetkes oleks partneriga kontakti võtmine, kõik need asjad on meie ettevalmistused, sest me ei saa sisu ettevalmistada sellest, et meil ei ole sisu. Treenime oskusi, meie ettevalmistus. Aga ilma selle eelhäälestuseta, nagu klassikalises teatris, kui sa rolli lood, sul on roll valmis, eks ole, ja kui sa lähed lavale, sa ei lähe kunagi lavale nii, et ma lähen lihtsalt mingi kommsuus ja kohvikust lihtsalt, tšau, räägime pärast edasi. Et sa tegelikult lähed lava kõrvale valmistuma, eelhäälestus, miks ma sinna lavale lähen, sest rollina sa pead ka alati teadma, miks ma astun, miks mu tegelane astub siit uksest sisse ja mida ta tahab sealt. See on väga tore, et sa selle teema nagu sisse tõid, sest nagu hästi tihtipeale ma kuidagi kohtan või kuulan seda, et inimesed arvavad, et aga mingid inimesed ongi nagu sündinud esinejad, tal tulebki hästi välja, ja minul ei tule, mina ei ole sündinud esineja. Aga siin ongi see ettevalmistus, et keegi ei lähe lavale, et nüüd mul tuleb nagu varukast, aga tihtipeale me ei näe seda ettevalmistust. Me näeme, kuidas ta särab seal lava peal, tal tuleb kõik nagu just kui tuleb varukast, aga tegelikult mis töö seal taga on, seda me ei näe. See on see jäämägi. Me näeme seda tippu, aga 90% sellest asjast on seal taga. Eks ma olen nagu noorest peale käinud igasugustes näiteringides ja lihtsalt nagu tore oli. Seltskond oli tore ja ma mäletan, seal Peipsi ääres on mingi rannalaager. Ja siis mäletan see üks Viljandi teatri näitleja ja nüüd on 2 näitlejat, üks on Noormets ja teine on Noormägi vist. Aga see, kes on prillidega. Mõlemad on Noormetsad. Üks on Allan ja teine on Andres. Ja mõlemad on Noormetsad. Allan ja Andres. Andres on prillidega. Allan on hästi pikk. Ja võt see, kes oli seal see... Õnne 13. On Allan. Ja siis Andres Noormets, Noormets. Ja tema seal rääkis oma rolli loomest ja kuidas ta sellest rolli läks sisse läbi selle, et ta sai seal teatrilaost sai jalanõud, mis olid natukene viltu tallatud. Ja siis ta ütles, et see karakter, mida ta pidi mängima, oli väikese sellise kiiksuga ja nendest ebamugavatest jalanõudest ta sai selle kiiksu kätte. Jah, selles rollis sa pead mängima ebamugavat või nagu sellist kiiksuga tegelas seal laval, sul on jalanõud ebamugavat, sa tunned ennast ebamugavalt ja sul ongi, siis kogu publik saab sellest aru. Aga need esinemised, mida mina pean tegema, ma ei ole näitleja ja minult inimesed ei oota, kui nad mind esinemas näevad või kogevad, ei oota seda, et ma oleksin nende jaoks ebamugav.
aga see algab mul jalanõudest, mul on mugavad jalanõud, mul on mugav riietus. Et mul püksid ei kisu, särk on paras, ja kõik sellised asjad. Aga me sellest ettevalmistuses enne rääkisime, et kas sa oskad veel konkreetsemalt välja tuua, et kui sul on, ma ei tea, lähed sa mingit ettekannet tegema, mingit loengut, et mis see su ettevalmistus on, et kas sa teed PowerPointi, kas sa mõtled omale mingid punktid, kirjutad üles, kas sa teed kodus diktsiooni harjutusi või mis need konkreetsemad mingid tegevused? Aeg on avada... Et see nagu see tibli-tabli kaabliklubi ja kurat keegi kuuleb, rapsas, mis see rapsas põrgus ringi, rapsas vereämbri või midagi sellist või mingid sellised mägerpõder, metskits, mutkas. Et neid nagu igasuguseid on, mida teha, ma nendest võin ka rääkida, aga nüüd esinemisest rääkides, me tihti mõtleme selle peale, et kusagil lava peal või mingi PowerPointi presekas või presekas on äkki noortepärane sõna, et see PowerPointi esitlus, 100 inimesed vaatavad, aga minu jaoks avalik esinemine on suhtlemine teise inimesega, nagu ongi teise inimesega rääkimine, kuni siis tõesti sul on tuhanded inimesi, kes sind vaatavad. Ja kõik muud asjad mahuvad sinna vahele. Aga ettevalmistused nende asjade jaoks on sageli üsna sarnased. Jah, kui ma lähen abikaasaga olulisest teemast rääkima, siis ma ei tee talle PowerPointi esitlust. Tõenäoliselt saadaks mind pikalt selle peale. Aga ma ikkagi pean läbi mõtlema, mis on see sõnum, millest ma tahan temaga rääkida. Võib-olla läbi mõtlema, kuidas ma seda juttu alustan, kuhu ma välja tahan jõuda. Et kõik need asjad, et ma selle sisu mõtlen enda jaoks läbi. Ega suvalisel teemal, kui ma kodus ka või oma sõpradega suhtlen, sellised asjad ei ole, aga kui on mingi teema, millest on kindlasti vaja rääkida ja tihti on see mingi ebamugav teema, millest on vaja rääkida. Või siis teistpidi, mingisugune oluline teema, positiivses mõttes oluline teema, teha abikaasale üllatust või sõpradega mingid ägedat asjad, ikka valmistad ette. Mõtled läbi vähemalt, et mis on need sisupunktid. Ja kui on mingisugused butafooria või need prompts eesti keeles või ütleme see... rekvisiidid, mida sa tahad kasutada, et siis mis on need rekvisiidid, mida sa kasutad ja jällegi mõtled selle poole läbi, sest väga oluline asi on logistika. Nii nagu ütleb Koit Timpmann, väga kõva teadusteatri tegija, kellel tegelikult ka paljudel näitlejatel oleks väga palju õppida, sest ta on nagu hämmas, ta on nagu, ma ütleks, maailma tipp. Paneme selle nime pärast sinna videokasti tutvustavasse teksti. Et siis Koit ütleb alati seda, et logistika. Mis ta mõtleb selle all? Ta mõtleb selle all seda, et kui teha teadusteatrit, siis seal on sul väga palju neid rekvisiit, mida sa kasutad. Sa pead valdama neid, sa pead oskama nendega ümber käia, sa pead teadma, kus nad on, sa pead tundma nende hingeelu, sa pead eelnevalt nendega harjutama, kogu see pool. Ja isegi see logistika, et kuidas sa seal lava peal ühte või teistpidi liigud. Väga sarnane ikkagi teatris rolliloomele. Ja. Väga. Et sa õpid tundma seda... kas või see lavalist keskkonda, et kui sa pead mängima seda, et ma elan siin ruumis ja ma lähen esietendusele sinna ruumi mängima, siis see on läbikukkumine. Sa pead ikkagi harjuma, sa pead teadma oma kodus täpselt, kus sa midagi võtad, kuidas sa võtad nii, et sa näed esimest korda ja kuidas sa võtad, et ma elan siin. Et ja sama on riietega. Kui see tegelane, mina ei kanna kleiti, kui see tegelane kannab, siis ma pean kandma tegelikult väga pikka aega kleiti, et sellesse sisse elada. Tähendab see, et inimene, kellel on töö juures on vaja see presentatsioon ära teha, see presekas, et siis mine ja hoia seda pulti käes ja tee see läbi. Täpselt, et siin on Peeter Saari, professor ja akadeemik Peeter Saari, kes minule andis elektrimagnetismi loengut ja Peeter Saari on väga hea selliste loengute pidaja, väga hea avalik esineja ja need põhimõtted, mida tema on edasi andnud oma tudengitele, kes tema loengutes on käinud, üks nendest on jällegi ettevalmistus ja ettevalmistuse osa on see, et sa tunned oma tehnilisi vahendeid, ehk siis enamus tehnilisi vahendeid, mida me kasutame oma tööelus, on just need PowerPointi, need esitlused, ehk siis sa tead, mismoodi see pilt sealt arvutist jõuab sinna ekraanile,
Kui see vahepeal ära kaob, siis sa saad selle kiiresti täpselt, et sa seda tunned. Sa tead, mismoodi PowerPoint toimib, ehk kuidas sa saad sellest toimetamise vaates saad sellesse esitlusvaatesse, siis sa tead seda, et sul on see esitleja vaade ja on see, mida publik näeb, et need asjad, et sa tunned neid asju, siis see, kui sul on see klikker või see pult, et sa tunned seda, sa tead, mida sul erinevad nupud teevad, et kas PowerPointis on noolteklahvidega liigud või selle tühikuga, sa tead, kuidas sa slaidide vahel liigud, et kogu see asi, et sa valdad seda. Ja asi, kus ma olen ka ise niimoodi vastu näppe jälle saanud ja selle pallu läbi kogenud, ma ei oska, tean küll, kuidas see käib. Sa lähed kohale, minut enne seda, kui asi pihta hakkab, ja siis on, ei tule välja, ei lähe tööle, pilti ei saa ette, et kõik sellised asjad. Kuni selleni välja, et ma võiks oma koti sisu siin lahti võtta, mul on esitluse pult seal kaasas alati, minu enda oma. Ma tean, et ma saan seda alati kasutada. Mul on see üleminek, tänapäeval on see USB-C-st, läheb selleks HDMI-ks. Jumal tänatud, et nüüd on HDMI on selliseks standardiks muutunud, vanasti oli TVI, VGA, kõik need asjad. Et sa pead olema selleks asjaks valmis. Ja tunned oma seda esitlusprogrammi, tunned oma arvutit nii palju, et see ei tule sulle üllatusena. Aga kui midagi juhtub, isegi kui sa oled teinud täieliku ettevalmistuse, kui midagi juhtub, kuidas sina oled tundnud ennast, või kuidas sellest siis üle saada ja edasi minna, sest et sa ei saa jätta ju seda asja pooleni ja nuttes saalist välja joosta, et mis on need protsessid, mis inimese sees käivad, või sa oled mingi on võib-olla tehniline apsakas, aga võib-olla ka lihtsalt, et sõnad lähevad sassi, alustan lauset, ei mäleta enam, lause lõpus ei mäleta enam, kust sest see võib rivist välja viia päris paljud inimesed. Kas sul on ka varukast võtta mingid nipid, et kuidas sa sealt välja ujud siis, või sa lihtsalt ei pööragi sellele tähelepanu, lähed edasi? Me sellest võiks rääkida, mis siit varukast välja on võimalik tõmmata. Aga ma vaatasin selle tänase kohtumise jaoks oma selle ja eelnevate aastate esitlusi, siis alates 2021. aasta novembrist olen ma teinud PowerPointiga esitlusi, mis on olnud päris PowerPointiga asjad, see oli 43 korda. Need on puhtalt PowerPointi asjad. Muljetavaldav number. Pluss siis sinna sellised esinemised, mis on ilma PowerPointita. Ja kus see... Ja pluss siis need sellised tööalased, kus sul on need, ma ei tea, räägime eelarvest või räägime sellest projektist, pluss need veel juurde, aga koosoleku esitlused, aga need pealt 40 on olnud sellised, kuhu mind on kutsutud, et tule räägi sellest teemast. Meil on vaja sellist teemat. Kus me pihta hakkame? Esitleks sa pead, kui see pauk käib seal lava peal, või nimetame siis lavaks seda esinemise, kus sa esined. Kui see pauk käib, siis sa enam midagi ei päästa ja kõik, mida sa teed, seal on puhtalt ettevalmistuse pealt. Kui sa valdad oma teemat, väga hea asi. Sa saad sellest rääkida. Ja kui sa valdad oma teemat, siis kui sa ütled, et öösel kell 3 sõber helistab, et kuule, räägi mulle nüüd sel teemal. Kui selle tasemel oled saavutanud, on kõik väga hästi. Ja mul on ka oma tüüp teemad, millest ma olen võimeline rääkima. Niimoodi öösel kell 3, aga on teemad, millest rääkimiseks ma pean väga põhjalikult ette valmistama. Ja ma ei saa seal ennast alahinnata. Ja üldiselt see suhe on minimaalselt 1:4, kehvemal juhul 1:10. Aga nüüd tuleme sellega, et kui käib pauk ja kuidas sellega hakkama saama. Neid paukusid, mis võivad käia, on erineval tasemel. On asjad, mis käib sinu sees. On asjad, mis publikule välja ei paista väga. On suured tehnilised sellised apsakad, mille puhul on niimoodi, et publik ka saab aru. Ja siis on sellised paugud, et maja põleb. Erinevatele paukudele pead sa reageerima erinevalt. Kui on pauk, mis käib sinu sees, mis on see, et ma ei mäleta ka, millest ma rääkima pean. Siis minul on seal see taktika, et mul on olemas asjad, ka selles ettevalmistavasse materjali on kirja pandud, kas mingi nali või mingi lugu, millega ma saan ennast sellele
saan taastada selle endise olukorra nii hästi sul kui on see võimalik. plaan B olemas. Kui sa lähed, sul on olemas see plaan ettevalmistus. Jällegi ettevalmistus. Siis kui käib tehniline pauk, kui see tehniline pauk on minu süü, see, et ei ühendu või ma ei oska vahetada ekraani, siis sellele aitab see, et ma tunnen oma programmi ja kui ma ei saagi sellega hakkama, siis ma lähen lihtsalt edasi. Mida ka Peeter Saari õpetas, et kui see pauk võib olla ka see, et sa jääd ajaga hätta, siis lihtsalt mine edasi ja jäta mingid asjad vahele. Sa tunned oma esitlust või oma ettekannet nii hästi, jäta vahele. Ära mitte kunagi tee seda, et sa kiirustad üle, vaid et julmalt lõika lühemaks. Sa tunned ise oma materjali. Kui see pauk on selline, et mis ei sõltu sinust, mul on olnud selliseid esitlusi ka või et teine, ma teen ka päevajuhtimist või sellist nagu modereerimist, siis seal mõni esineja sõidab üle, lihtsalt räägib, siis on sul mingisugused taktikad, mis on läbi mõeldud, kuidas ta kinni tõmmata. Või kui mikrofonid lõpetavad töö, siis siin aitab ainult see, et olenevalt saali suurust, sa oled jällegi mingid asjad läbi mõelnud. Või kui esitlustehnika paneb pildi kotti, sul on hübriidettekanne, siis sa sinnapoole ei tee mitte midagi. Aga need, kes sul on saalis, kui sul on pabertahvel, ma olen harjutanud teadlikult, kuidas joonistada mingeid asju. Ma ei ole onu Raivo, ma ei saa sellega hakkama, aga ma teadlikult harjutasin mingeid asju ja sul on võimalik jällegi jätta väga hea mulje, et sa oskad joonistada. Näiteks tahvli peale kirjutamine, et sa ei kirjuta niimoodi, vaid sa tegelikult kirjutad ka läbi joonistamise. Et see jällegi, see, et sa kirjutad aeglaselt, tõmbab selle tempo maha. Et sina seal ees, kui oled, millest ma olen jällegi läbi valu aru saanud, on see, et sina oled selle grupi juht sellel hetkel. Sina oled see liider, sa tead, kuhu poole me liigume, mismoodi ja sina pead jääma rahulikuks. Meil on tegelikult impros põhimõtteliselt täpselt sama, et kui meie tunneme suurt ärevust tundmatuse eest, mis meil tegema hakkame, ja seda on välja näha, siis on publikul ka ebamugav. Et meie ise tekitame selle energia, mis meil täna siin juhtuma hakkab ja jagame seda ka nii-öelda publikuga, ehk siis on tulnud siis meid kuulama nii-öelda. Aga tõesti, et see ettevalmistus, et ma tean ükskõik, mis juhtub, mul on olemas variandid ja kui nagu inimesed näevad, et ta jumala sujuvalt ja rahulikult läheb lihtsalt, see ei tööta, selge, läheb üle või võrreldes sellega, siis see tekitab teistest kohe seda sisemist närvilist tunnet ka nii-öelda ja sealt edasi on ka keerulisem minna. Et siin taga on jällegi see, et näitlejana sul on mingid rollid, mida sa võtad. Aga mina saan esineda jällegi selles rollis, kes ma olen. Mul on mingi roll, et kas ma olen ettevõttejuht, olen lapsevanem, olen abikaasa, olen sõber, olen teaduse populariseerija. See roll on, et mis vaatenurgast ma seda asja räägin, aga ikkagi on see positiivne roll, et ma tahan seal olla, ma olen positiivne kangelane, räägin nendest asjadest. Ja isegi kui on keerulised teemad, siis ma mõtlen ja olen enda jaoks läbi mõelnud, mis on see suurem pilt, miks ma siin olen. Mis on see, mida ma nendele inimestele anda saan ja kui nad küsivad ka neid ebameeldivaid küsimusi. See on, kui sul on pahatahtlik inimene saalis, võib-olla teie olete ise tundnud seda, ma tahtsin küsida seda, kuidas sa sellega toime tuled? Pahatahtlikke inimesi lihtsalt ignoreerid. Või siis on mingi hetk, kui sa tead juba ette, et on see pahatahtlik inimene saalis, siis mida ma olen kasutanud, kui on oht väga suur selleks, ütled reeglid ära. Mida ma olen teinud ka mingitel koolitustel või esinemistel inimeste ees, kui nad ei ole ka teadlikult pahatahtlikult, siis nagu teadmatult võid sa olla ka nagu pahatahtlik esineja suhtes on see, et ei tea mingit asjast, jätad oma telefoni sisse või siis on, oleme öelnud, et mulle ei meeldi, kui minu peale urisetakse, seega palun pange oma telefonid hääletule režiimile ja kui te tahate midagi lugeda, siis palun tehke seda ruumist väljas, et see ei ole see koht, kus ennetan ära, ja siis ma ütlen ka, et mis on jällegi see eesmärk, mida ma sellelt koolituselt, sellelt loengult, sellelt esinemiselt, sellelt koosolekult asjadelt tahan, et kirjeldan need asjad ette ära. Ka mingid ajakavad ja asjad, et inimesed teavad, mida oodata ja kellele see setung ei meeldi, see saab astuda, saab nagu välja minna. Aga kui on päriselt pahatahtlikud inimesed,
mul õnneks on tulnud seda ette väga-väga harva, siis lihtsalt ignoreerid. Valikuline kuulmine. No see lased kaaperdada teiste jaoks. Teiste eest seda kogemust. Nagu lähtud sellest, et need inimesed on tulnud siia selleks, et nemad tahavad midagi olulist. Siis mõtled, mis on talle neile anda. Ja see on pagana keeruline. Te nagu ei tea, mis nagu sees toimub. Et sa seal ees teed nagu head nägu ja pärast, ma ei mäleta nagu korda, et ma oleksin läinud nagu nutnud. Aga selline nagu peksa saanud tunne on küll nagu olemas, aga tollel hetkel sa mobiliseerid ennast. Ma tean, mida sa tunned. Meil on täpselt sama, kui me käime see on terve saal naerab nagu mingi 2 vaatust, aga siis nagu ühes nurgas on üks inimene, kes mingi võib-olla põrnitseb niimoodi alt kulmu. Nendega saab hakkama. Ei, aga kui etendus lõpeb ära ja sa mõtled selle ühe inimese peale, kes põrnitseb, nagu mis siis, et 100 teist inimest naeravad, nagu pisaraid purskab. Aga eraesinemine, kuhu nad ei ole tulnud spetsiaalselt meid vaatama, improteater on neile toodud, siis leidub inimesi, kes kardavad seda ja see on nende kaitserefleks, et nad peavad seda kuidagi kommenteerima. Ja mul oli see küsimus mõeldud valmis, et kuidas sina tuled toime sellega, kui saalis ongi pahatahtlik. See on nii äge, et sa selleni jõudsid. Ja muidugi ongi valikuline kuulmine ja ma tean see protsessi, tunnen seda protsessi, ma tean, mis see tähendab. Aga mina olen kasutanud ka, ma ei tea miks, aga kuidagi automaatselt on tekkinud see, et ma võtan ta meelega fookusesse. Ma toon ta välja. Seda on mulle õpetanud nii Peeter Saari kui ka tegelikult Mart Noorma. Mardi võiksite ka siia kutsuda. Et Mart on selles mõttes väga hea. Ja Mart on selles väga oskuslik, et ta toob, paneb need inimesed fookusesse ja siis ja ta teeb seda nii hästi, et sel inimesel on positiivne tunne, et selles mõttes on mitte negatiivne just, sest et tal on mingi põhjus, tal peab millestki üle saama ja ma tahan teda aidata, minu eesmärk pole ju teda nagu maha suruda või teda blokkida, vaid tegelikult ma tahaks teda aidata, et meil tekiks päriselt dialoog nii-öelda siin vahel. Kas see on natukene see efekt, et kui see koer klähvib vaata selle kinnise värava taga, kui sa teed selle värava lahti, vaata siis ta jääb siis on teine teema. Nüüd rääkides veel ettevalmistusest, siis jõuame nende, me oleme rääkinud riietusest, sellest, et sa oled mugav, sa tead teemad, kõik need asjad ja nüüd räägime tehnilistest vahenditest ka ja nüüd on see PowerPoint, mida tuleb tihti teha. On väga palju häid esinejaid, kes räägivad, et neil ei ole seda esitlust taga. Üks minu nagu selline, kelle ma alt üles vaatan, on Martin Herem. Tema räägib alati, sa jääd kuulama. Ja saad aru, et tal on see sisu seal taga. See tugev sisu, loomulikult elukutse aitab ka kaasa, aga kui sul pead ikkagi esitluse tegema, siis esitluse puhul on mõned sellised psühholoogilised nipid, mida sa saad teha, et see oleks selgem. Esiteks, see esitlus ei ole staar. Sina oled, et see esitlus peab toetama. Esitlusele mitte kunagi ei ole mõtet seda üle koormata väga metsiku tekstiga. Sest siis hakkavad inimesed lugema ja siis tekib see tunne, et ma jõuan kiiremini lugeda, kui see tropp seal ees rääkida. Et see on asi, mille ma jaoks endale selgeks võtsin. Siis ja esitluste puhul mõtlen need niimoodi läbi, et kui on ka informatsiooni tihe see asi, siis aita inimesel oma fookust juhtida. Siia. Et kuidagi siis, PowerPointis on väga palju selliseid võimalusi, esile toomisega, mingite kastide ümberpanemisega, halliks muutmisega ja kõik sellised asjad. Et need, ja üks hea lihtne reegel ka, mida mina olen kasutanud siis selle teksti suuruse valimisel, on see, et võtta kõige vanem inimene saalis, jaga tema vanus 2-ga ja see on kõige väiksem font, mida kasutada. Kui sul on suur font, siis sa ei saa sinna ka füüsiliselt väga palju teksti panna. Et kui sa just ei tee 8-aastastele, et siis ei ole mõtet 4 fonti kasutada. Et need asjad.
ja siis sul tuleb see esitlus läbi harjutada selles mõttes, et sa ikkagi räägid ta enda jaoks läbi ja võtad aega, et sa saad aru, et mis tempo see on, millega sa lähed. Alati, jällegi, mida ma olen ka Peeter Saarist lõppinud või mida tema soovitas, oma esitluse lõppu, kui sa teed näiteks kaitsed oma siis akadeemilist kraadi või bakalaureuse tööd või mida iganes, või ka mingid kursuse tööd, siis sa tead, on mingid teemad, millest sa tahaksid rääkida, ajaliselt aega ei ole, aga sa tead, et tuleb küsimustest. Kindlasti keegi võib sellest küsida või ka see, et kui keegi küsib, sa viid teema sujuvalt oma teemale ja sul on varuslaidid lõpus. Et sa tead, sellest ilusti saad rääkida. Väga hea, et te küsisite. Vot selle kohta tahan ma täpselt öelda seda. Ja siis näitad oma seda slaidi. Ja see on, ja sellega sa saad niimoodi, 10 punkti 10, kohe, vau, ta on selle niimoodi ette valmistanud, kui äge inimene. Et see on nagu hästi. Selle PowerPointiga, ütlen siia vahele, mind ootab ees Eesti inimese koolitusmaastik on suursündmus, on see Äripäeva koolituskonverents, kus ma teen ka siis rakendusimpro töötoa, väikese demo töötoa ja see on muidu väga tegevuslik töötuba, aga ma tegin oma 2 slaidi, tegin ikka valmis PowerPointi slaidi ja kui raske on nagu 2 slaidi pealt seda teksti, nagu sa tahad panna ja panna ja panna, siis mõtled, veel võtad maha, võtad teise lause maha, võtad selle märksõna maha, süda tilgub verd, on ju, sest kõik tundub nii tähtis, et isegi et see valu on nagu tõesti, isegi selle 2 nagu slaidi tegemise peale. Ja siis on üks teema, mis veel ettevalmistamise puhul, et on osad inimesed, kes kirjutavad omale teksti välja ja loevad seda maha. Mida me ootame vaatajana, kuulajana, on see, et seal on elu sees. Kui sa loed teksti maha, siis, ja kui me ei ole just elukutseline uudiste ankur, siis ta jääb selliseks, halvemal juhul kehvaks luuletuse maha lugemiseks, hullemal juhul on lihtsalt selline elutu tuim tekst, isegi tehisintellekt teeb seda paremini. Aga seal aitab see, et algul võib selle teksti küll kirja panna, aga lõpuks sa pead jõudma seda harjutades ja läbi mõeldes lihtsalt kavapunktideni. Ka tänaseks siin teiega rääkimiseks on mul tehtud nagu selline sisupuu, et ma tean, et mis teemasid ma tahan katta. Ja samamoodi ka oma avaliku esinemise puhul, et sul on sisupunktid ja kui on nüüd mingi oluline lause, kus on sõnastus on oluline, vot siis selle võib endal välja kirjutada ja selle pähe õppida. Mitte et ei loe maha, vaid et sa tead, mis see sõnastus on. Ja avaliku esinemise koha pealt, mis raamat on mind ka palju aidanud, on Raul Rebane ja tema see Hirmust eduni. Vau, loed, iga rida on puhas kuld. Ja seal Raul Rebane räägib üsna palju sellistest positiivsetest lugudest, ehk siis mis on see kuvand, mis see tuleb tekkima, mille peale seda üles ehitada. See on nagu väga äge. Ja jällegi, ka ta seal räägib sellest ettevalmistusest ja seal on ka harjutused sees, nii et ma tõesti soovitan seda, kes meid peaks kuulama praegu, et võtke, ostke või laenake see raamat, töötage läbi ja annab väga palju juurde. Mul tulid kuidagi kohe kooliõpetajad meelde seoses selle maha lugemise ja peast rääkimise, kuidas tegelikult juba õpetajad saaksid mõjuda ka noortele rohkem, kui nad võib-olla nii palju ei loe teksti maha, et kui ma võrdlen mingisuguseid õpetajaid, kui mõjuvad on need, kes vaatavad sulle silma ja tekitavad hoopis selle maha lugemise asemel mingisuguse vestluse või arutluse. Et mul lihtsalt kuidagi korraks tuli see õpetajate pilt nagu... Õpetajad ja tegelikult ka kõik teised ja miks õpetajad miks loetakse maha, on see, et ei olda oma asjast kindel. Tegelikult, sa oled ise selle esitluse teinud, selle teema ette valmistanud, see on sinu teema, sa valdad seda. Võta omale punktid, mis aitavad sul järgida seda kava, kuidas sa lähed, pane enam-vähem aeg ka juurde ja mine sellega päris ellu. Aga mis aitab ja mida ma olen teadlikult võtnud nendelt mitte koolitustelt niivõrd, aga õpikutest, on see, et sa ei saa rääkida kogu saalile niimoodi või kogu maailmale, vaid et sa räägid inimesele. Ma räägin sulle ühe mõtte ära ja siis ma räägin teise mõtte sulle ära. Ja teate, sa mõtled küll, et see on nagu nii naljakas, nagu nii rumal asi ja see töötab. Ja see tõmbab inimesi kaasa. Et see on nagu väga-väga äge. Ja alati, mis inimestele toimib, on lood.
sa mõtled need lood enda jaoks läbi ja kui sa arvad, et see lugu tuleb sul niimoodi taustalt, siis see ei tule. Samamoodi kõik need oma esinemiste lood, mida ma olen teinud ja kui me oleme esinenud koos Andrese Juurega, Andres Juur on selles mõttes ka väga äge, et tal on väga palju lugusid ja ta suudab neid väga hästi sõnastada niimoodi, et inimesed neid kuulavad. Ma tihti laenan ka tema lugusid, kui ma olen kuulanud. Aga lood ongi siis kogemuslood, aga mis on sinuga juhtunud, mis on mingi tuttavaga juhtunud, et sa jutustad ümber. Ja need lood on, mis inimestele mõjuvad. Ja siis näited elust enesest. Ja see loo puhul on ka see, et see sissejuhatus, siis mis juhtus, kuidas see olukord lahenes ja mis on see point. Ja sellega, see lugu ei pea olema pikk, sellest võib piisata 30 sekundit, võib see lugu ka olla kuni minut, aga sellega on, et tõstad üles, mis on see lahendus ja siis mis on point. Ja see aitab nii palju, tekitab seda emotsiooni. Samamoodi nagu ma siin alguses rääkisin, see Andres Noormets, et rääkis loo sellest oma kingadest, kuidas rolli sisse minna. Siiamaani mul meeles. See lugu tekitab emotsiooni ja selle loo kaudu sa saad selle pointi või selle mõtte nagu sisse viia. Mis veel? Ja siis on pärast see järeltegevus. Et kui on esinemine ja mida me eestlastena tihti, mida meile ka ei õpetata, et mis on pärast, mida sa teed pärast seda. See on olnud tohutu suur vaimne pingutus, see avalik esinemine. Tuleb seda tähistada. Või tuleb siis ennast, ja kui see on olnud keeruline avalik esinemine või millest väga keerulisest teemast rääkimine, siis tuleb ennast pärast kokku lappida kuidagi uuesti. Et võta see aeg. Ära planeeri endale kohe sinna järgi mingit asja, samamoodi nagu sa ei planeeri ette. Anna endale aega. Ja. Sisseminekuks ja välja tulla. Väga õige. Sisse minna ja välja tulla. Aga on sul mingid konkreetsed asjad nagu enda jaoks, mida sa oled mõelnud? Mõne asja puhul on mingi nii, suur, väga tähtis esinemine ära olnud. Kuidas nüüd alla tulla? On see, et ma tahan lihtsalt vait olla. Ma ei taha mitte kellegiga rääkida. Ma lähen istun nurgas mõned minutid, piltlikult öeldes. Ja siis, võib-olla ei ole seda palju vaja, võib-olla 5 minutit ja siis saab tulla teist hulka tagasi. Mõni inimene vajab rohkem, mõni vähem. Või lähen jalutan õues. Või teen mingi sellise teema või lihtsalt jalutad edasi-tagasi natukene. Liikumine aitab sellest asjast minul vähemalt välja tulla, võib-olla kellelgi midagi muud. Siis, kui on olnud keeruline asi, siis on, kui see võiks olla mõni sõber, kellele saad ventileerida. Lihtsalt see aitab väga palju. Lihtsalt ütled, et palun. Kurdad et las ma ventileerin ära, ma ei taha midagi vastu, aga sa tahad lihtsalt selle nagu välja saada. See on uskumatu, kui palju sarnasusi ma olen leidnud täna kõikide sinu esinemis nende hetkede juures sarnasusi näitleja lava peal olekuga. Uskumatu. Nagu täitsa lõpp. Põhimõtteliselt, kui sulle pakkuda mingit rolli, siis sa saaksid tulla vabalt ja kuidas sul tekst pähe jääb? See on ju kõige suurem küsimus. Kuidas sul tekst, aga tegelikult on ju nii. Ja sama näitletöös, kui sa piisavalt kaua harjutad, siis see jääb sulle ju meelde. Sa omandad, miks ma seda räägin, miks ma midagi teen ja see jääb meelde. Täpselt nagu teatris. Et see on niimoodi, et täna ma siin olen teaduse populariseerija, Metroserdi tegevjuhina siin, juhatuse esimehena. Kogu see kvaliteedi juhtimise teema, kvaliteedi taristu, miks me mõõdame see selle võiks näiteks Õnne 13. võiks selle teema sisse tuua, et miks on oluline, et poekaal on taadeldud. Et kuidas tarbija sellest võidab, et see usaldus tekib või veearvestid, miks need peaksid olema meil taadeldud, et tarbija petta ei saaks. Et seda kaudu harida rahvast. Just, sest me tegelikult ei ole teadlikud, et selle jaoks on eraldi inimesed, kes seda kõike jälgivad. Sest et see roll... Teater oleks nagu vahend, on ju, mitte see eesmärk, vaid vahend millegi muu. Jõuda inimesteni, neid harida ja selle tõttu seda ühiskonda paremaks teha. Üleskutse kõigile seriaali ja filmitegijatele. Et saaks neid asju teha. Ja sellepärast ongi see nähtamatu võrgustik, mis on asjade taga, millest me ei tea mitte midagi, Metroserdina, aga me täidame seda rolli, ehk tagame Eesti seda majanduslikku julgeolekut, ehitame võrgustikku, ehitame seda baasi, millele see majanduslik heaolu saab kasvada
ja seal taga on nagu metsikut usaldust ja nüüd minu roll ettevõtte juhina või ka tegelikult ka meie ettevõttes teiste inimeste roll alati, kui oma asjast rääkida, sa pead olema meisteresineja, et oma asjast rääkida, sest inimesed saavad targemaks, sa teed elu läbi selle paremaks. Ehk siis oma rolli elus saan ma paremini täita läbi selle, et ma oskan paremini esineda. Mõjukamalt ja inimesed mind paremini kuulavad. Siis tekib inimestel see tunne, et ahaa, ma ei ole selleli mõelnud. Ahaa, meil on kodus ka see probleem või meil on oma ettevõttes ka see probleem. See on teatri eesmärk. See on see, miks teatri on olemas. Me peegeldame sulle su elu, et sa suudaksid ise lahti mõtestada seda, mida sa teed, sest sa ise pole selle peale kunagi mõelnud, miks ma nii tunnen. Mul on samasugune kogemus. See juhtus sellepärast. Teatril on täpselt sama eesmärk. See on nii äge, kuhu me jõudnud oleme täna. Me teeme täpselt sama asja. Aga kuidas, kui täna on selline sinu kogemuslugu, eks ole, mida me siin lahkasime, et hästi palju kuulsime seda, et kuhu sa praegu oled jõudnud, on ja kõik need samad nipid, kõik need teadmised, aga võib-olla küsiks hoopis see lõpetaja, kust sa alustasid, et sa korra mainisid seda näiteringi, et kuidas on sinust saanud selline hea esineja, sa mainisid ka, et sa lugesid, oled raamatuid lugenud, selles mõttes iseennast teemasse sisse viinud. Ja siis see teadusteater oli see. Julgus need esimesed esinemised nagu teha, et kui on mõni inimene, kes tahaks ka kunagi jõuda sinna, kus sina oled mõni füüsik, aga ei julge veel, siis kus need esimesed sammud? Alustame sellest mõttest, miks sa seda tahad teha. Ja see võib olla ka puhtalt see, üks võib olla et inimkonna heaolu nimel. Kuule, kui sa oled 10 või 5 või sa ei mõtle sellist asja. Mul tekitab hea tunde. Mulle meeldib, kui ma saan oma asjadest rääkida. Mulle meeldib, kui ma saan esineda, et see tunne, mis mind pärast valdab, et see on hea. Täiesti okei eesmärk. Täiesti okei see miks vastus. Siis ütlegi, põhjendas enda jaoks ära. Ja nüüd see hea esinemine on vahend, kas endale selle hea tunde, see on vahend, kas endale hea tunde tekitamiseks, kas see on vahend oma ideede maha müümiseks, see on hea vahend mingise suurema muutuse tekitamiseks. Et esinemine on eelkõige vahend. Vahend millegi saavutamiseks. Ja kui see on selge, siis neid ressursse, millega edasi minna on väga palju. Miks ma seal käisin selles näiteringis? Mingisugust huvitegevust oli vaja. Ja see oli üks selliseid toredaid huvitegevusi, mida kasutusele võtta. Et näitering ei olnud ainus, ma käisin tööõpetuse ringis, mis oli tore. Käisin ka kergejõustikutrennis. Sa tahtsid saada sportlaseks? Ei tahtnud. Ei tahtnud? Ei tahtnud. Aga see füüsiline liikumine, see tunne, mille ma sealt sain, see oli äge. See seltskond oli äge. Sest ma mitte kunagi peaaegu ei võitnud ühtegi võistlust, sest ma ei olnud kas neid füüsilisi eeldusi või ma ei panustanud sinna nii palju, aga mulle meeldis see tunne, see, mille ma sealt sain. Mis veel? Treffneris tegelesin rahvatantsuga, sellepärast, et mulle meeldis jällegi see füüsiline liikumine. Ja rääkides ka lava peal esinemisest, siis see koroonaaeg ja need videokonverentsid ja need esinemised olid üsna keerulised minu jaoks sellepärast, et nad olid paigal ja siis tihti istudes ja siis ma avastasin, et tõstetavaid laudu on ka olemas. Lased selle laua üles, sa teed seda püsti seistes ja juba oluliselt parem. Ja siis paned oma käte liikumisega sinna juurde. Loomulikult selle ekraani taga liigutad väiksemalt, aga see annab sulle seda vabadust juurde. Ja samamoodi, kui sa esined suurema seltskonna ees, siis võta ja liigu. Ja koosolek on ka avalik esinemine, planeeri pausid sisse. Teeb asja jälle kõik palju paremaks. Sa saad liikuma, et see, me oleme selle kehaga üks tervik ja sinu aju ei ole lihtsalt, või mitte aju, sinu keha ei ole lihtsalt vahend aju transportimiseks, vaid see on üks nagu asi, või üks tervik. Ja sellest tuleb aru saada, seda tuleb endale teadvustada. Samamoodi, kui sa lähed esinema, siis jällegi osa ettevalmistamisest, sa ei lähe väga tühja kõhuga ja sa ei lähe väga täiskõhuga seda tegema. Ja teater. Ja käi pissil ka enne ära, et jalad ristis ei saa seda teha. Et kõik sellised asjad, näete, mu veeklaas on siin täis, et ma saaksin siin mõnusalt teie ees esineda. Tund aega paigal istuda. Ja, et kõik need asjad tuleksid, et väikesed asjad, mõelda nende peale ja nüüd, kui me oleme jõudnud oma jutuajamise lõpuossa,
siis üks asi, millele tuleb mõelda ja millele me ei mõtle, et järgmine kord olla parem oma esinemises. Üks on see, kuidas sellest ütleme, rollist välja tuled, aga teine on see, et mõtle läbi, mis läks hästi, mis töötas, mis ei töötanud ja pane need järgmiseks korraks endale kirja või mingid märkmed. Et mul on, käin ringi sellise märkmikuga, kui mul on telefonis märkmik, kuhu ma panen kirja asjad, see nali, see lugu õnnestus väga hästi. Mõnikord tuli ka see puhtalt nagu impro pealt, meenub, kuule, selline lugu. Teed ära ja siis pane kirja. Just mitte ainult negatiivsed ja kriitika, vaid nagu ka head asjad, mis õnnestusid. Mis hetkel sa nägid, et publik tuli kaasa ja kõik need asjad. Sest et head esinejad, siin mulle meenub üks kord, kui ma kutsusin David Seebievi, suurepärane avalik esineja. Ja tema, kui ma kutsusin kord füüsikutel esinema ja ta rääkis neid samu lugusid, mida ma olin varem mingites tema esinemistes kuulnud. Oli mõni, mis oli meie spetsiifiline, aga seal mitu lugu oli sellist, mida ta oli varem rääkinud. Üldjoontes. Sõnad natuke erinesid, aga põhipoint oli sama. Põhiidee oli sama. Ja tegelikult ka iga avaliku esinemise puhul taaskasutamine. Head asjad, mis toimivad, taaskasutada. Et sind ei mõista keegi selle pärast hukka, kui on hea lugu, siis ma tahan seda uuesti kuulata. Nii nagu me loeme mõnda raamatut üle, vaatame mõnda filmi üle, käime mõnda etendust üle vaatamas. Täpselt samamoodi. Või nagu bändi puhul. Tehke nüüd see lugu, mida me tahame. Ja nii see on, et jah, et selline see esinemine on protsess, seal on ettevalmistus, see esinemine ise ja järeltegevused, et kõiki neid on vaja teha, ainult niimoodi saab selle hea esinemise kokku. Kas sa ise nägid kunagi, ilmselt sa ei näinud, kuhu sa välja jõuad, et kuidas kui sa vaatad tagasi, sa ju uskunud, et sa kuidas ma nüüd selgelt sõnastan seda, et tore vahepõige siia, et kui alustada sellest, me alustasime sellest, et me käisime koos koolis, kui mõelda kuskil 25 aastat tagasi, et keegi oleks mulle öelnud, et kui oled 25 aasta pärast, et sul on oma teater ja sinna teatrisse tuleb staarfüüsik Aigar Vaigu ja me räägime esinemisjulgusest, siis ma oleks vist kuu peale saatnud sellise jutu peale. Just, et sa tegelikult ei näinud ju seda ette, aga kuidas sa ennast tunned praegu? Mul on olnud elus plaan, mida ma tahaksin teha. Ja mul on arusaamine ja endale tunnistamine, mida ma oskan, mis mind õnnelikuks teeb ja julgus endale tunnistada, et ma ei saa mingi asjaga hakkama. Mis on nagu samamoodi, ma tean, et minust profisportlast mitte kunagi ei saa. Vahepeal isegi mõtlesin, et äkki saab minust profi bridžimängija, aga seda ka ei saanud. Võin rääkida ka mis põhjustel. Aga ja nüüd, kui elu toob sulle neid võimalusi ette, juhuseid, ja sul on ettevalmistus, siis sa saad nende juhuste pealt selle ettevalmistuse pealt neid juhusid ära kasutada. Ja õnn on see, kui juhus kohtab ettevalmistust. Ja kui keegi küsib minu käest, kuidas mul läheb, siis ma alati vastan, et paremini kui ma väärin, et mul on õnne olnud. Ehk siis on füüsikuna sa tead, universumil on 1000 viisi, kuidas sinu elu õnnetuks teha, aga see, et me täna siin on tuba soe, tervis korras, või nii nagu mul üks sõber hästi ütleb selle kohta, et tervis korras, lastel tervis korras, leib laual, tuba soe, kõik muu on boonus. Ehk siis oska asjadest rõõmu tunda, oska olla tänulik, siis sa oled ise rõõmsam, õnnelikum, läbi selle, et sa oskad märgata neid juhuseid. Just, miks ma siis seda teen? Jah, ehk siis see miks. Tuleb siis leida enda elus. Aigarit võiks vist kuulama jäädagi, aga tõmbame siinkohal otsad kokku. Aga meil asesid veel täiesti ära, sellepärast, et teeme lolli nalja lõppu või? Esitame Mairiga sulle väljakutse!
Ja me oleme Aigari toonud siia väljakutse platsile. Täna me hakkame improviseerima kolmekesi lugusid ja et asi oleks huvitavam, siis me improviseerime neid ühe sõna haaval ehk igaüks saab öelda korraga ainult ühe sõna. Püstol variant, politsei variant nimetatakse, et seega kui keegi jääb kogelema või tal tuleb ebaloogiline sõna, siis me hakkame kohe otsast peale. Selle looga anname maha ja võtame kohe uue, sest meie loovus on piiritu ja sealt järjest tuleb. Aga me pikalt ei tea, ärge muretsege. Nii et Mairi alustab ühe sõnaga ja moodustame laused, millest tuleb lugu. Ja proovime, läks. Elas. Kord. Üks. Mees. Kes. Oskas. Tantsida. Üksi. Ja. Kaksi. Aga ma juba viivisin väga kaua. Ise te panite reeglid paika, nii et te peate sellega ka siis harjuma. Jaa, muidugi. Kui sulle tundub, et keegi teine eksib, siis annad kohe märku, võtame uue loo. Eksimises on kõige suurem rõõm. See on igav, kui me saame selle algust lõpuni, sest see ei ole see, kus asja läheb on ägedam. Nii. Ühel. Koeral. Oli. 2. Kõrva. Ja. Saba. Taga. Ees. Oli. Nina. Aga. Nina. Otsas. Ei. Olnud. Lõhna. See. Aitas. Teda. Uuesti. Elule. See ebaloogiline. No väga hea. Aga hea, teeme nii, et Aigar alustab. Mul on tunne see, et meil ei ole seda eesmärki ees, et kuhu me tahame nagu välja jõuda. Sest võib-olla see on natuke selline, et me justkui uitame paksus metsas ringi ja siis imestame, miks me ei jõua metsast välja. Avastame, kuhu me kolmekesi jõuame. Tegelikult ei peagi metsast, praegu ei olegi tegelikult eesmärk metsast. Aga kuna mets oli teemast käis läbi, siis räägime matkamisest. Proovime. Kott. Oli. Seljas. Jaa. Seal. Koti. Sees. Olid. Võilevad. Mis? Olid. Tehtud. Võileivast. Uus teema. Kohtumine keemilises puhastuses. Kaubanduskeskuse. Uksel. Oli. Suur. Silt. Keemiline. Puhastus. Naine. Läks. Selle. Sildi. Alla. Ja. Tegi. Lahti. Oma. Rahakoti. Ja. Et. Väga ilus, me jõudsime sildi juurde. Aga hea, teeme viimase katsetuse. Vaatame, kuhu me välja jõuame. Ütled meile sihi. Ütleme siht, ühesõnaga, et me tahaks jõuda selleni, et kuidas teha hommikul lapsele putru. See on väga eluline asi, püüame sinna siis välja jõuda. See kõnetab paljusid. Jah, ehk siis selle improversiooni lõpuks meil on juhend, kuidas lastele teha hommikul putru. Võtad. Suure. Poti. Siis. Keerad. Selle. Tagurpidi. Ja. Pistad. Ahju. Ning. Siis. Tuleb. Sealt. Kapist. Välja. Võtta. Kaerahelbed. Ja. Segada. Need. Poti. Sisse. Kokku. Mätsida. Piimaga. Piim. Tuleb. Võtta. Lehma. Udarast. Enne. Kui. See. Läheb. Halvaks. Lapsed. Ärkavad. Ja. Tulevad. Kööki. Ja. Küsivad. Mis. On. Juhtunud. Mis. Ahjus. On. Seal. On. Tagurpidi. Potis. 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 On. Puder. Väga hea. Kui me veel 15 aastat koos treenime, siis ma usun, et me võime ühe tüki teha küll sinuga. Tuleb hästi välja. Igal juhul me oleme väga tänulikud, et sa selle väljakutse vastu võtsid ja me premeerime sind. Mairi, hoia mu mikrofoni. Trummipõrin. Improteatri kinke piletiga sulle ja su kaaslasega. No tule vaatama. Tule vaatama, mida me siin rullime ja mida me siin teeme. Viisakas oleks ja sisse ka midagi panna. Siin on. Ei ole, mis sa räägid? Näe, siin on. Vaata lähemalt. Ja kui teie ka tahate teada, mida improteatris Impeerium tehakse, siis külastage Ankru 10 improteatrit. Kohtumiseni järgmises improteatris. Ega meil ei olegi rohkem midagi kui lisada, kui elame veel. Tšau! Supervõimed eluks!